seansi ajal flirtida lubatud vaid mulle ja kohe ma selgitan, mismoodi see flirtimine näeb välja. Kui ma näen, et mingi lihas on pinges, siis ma töötan selle lihasega mitte kohe otse, aga ma alustan kaugelt, et nagu flirtin selle lihasega. Et ma alustan sellest kohast, kus on lihas kinnitatud ja siis vaikselt jõuan selle kohani, kus on valuallikas. Ja see on minu flirtimine nii, et sul ei oleks valus, ma alustan kaugelt ja aeglaselt, nii et saavutada tulemus naudinguga, mitte valuga. Aga sulle ei ole lubatud mitte flirtida, mitte eputada, mitte võtta mingi kangelaste rooli, sest kui sina ei jaga minuga oma tunned, et sul on valus, sul on kõidi, sul on ebamugav, siis mina sinust aru ei saa ja mina ei saa sinu eest sind tunda. Ehk kui sul on valus, ütle välja, mul on valus. Kui sul on hea, ütle, et sul on hea. Kui sul on kõidi, kindlasti räägi, jaga seda minuga. Siis ei ole sul vaja võtta seda rooli, et sa oled kangelane ja sina saad hakkama kõigega. Muidugi ma tean, et sa saad hakkama, aga kui sa jagad, siis sa saad palju rohkem kasu meie kohtumisest, kui lihtsalt oled kangelane ja ei räägi mulle midagi ja flirtid, et sul on kõik hästi. Ei ole vaja. Räägi otse minuga ja sellega me saame teha koostöös jõuda parema tulemuseni.